Mida mina tean Hollandist? Meie koolihariduse tõttu, just tõttu, sest järjest selgub, et meile on õpetatud väga palju moonutatud teavet. Ja samas tänu 21. sajandi sidevahenditele selgub, et me teame igast maast, kõigist rahvastest palju rohkem, kui me arvame. Ja tänu sellele, et meie kooli õpetajad ja gümnasistid käisid äsja õppereisil Hollandis. Kui nad juba tagasi olid, siis ma mõtlesin, et ma siis ka vaataksin, mis on Holland. Ja selgus, et ma tean palju rohkem Hollandist, kui ma tean, et ma tean, sest ma ei ole paljusid asju seostanud Hollandiga. Me loome nüüd teiega, head kolleegid, ühise teksti, mõnus funktsionaalse kirjutamise moodus. Loome ühise teksti, mille jaoks ma korjasin nopped kokku nendelt, kes reisil käisid, kõik ei ole veel oma sõna öelnud. Ja ma avasin enda jaoks ka faili, teil on käsitsi vaja kirjutada, et olla kirjandisuutlik järgmisel kevadel. See on üks tore asi ja teine tore asi, mis vilgub siin mu pea kohal seinal, ongi kõige tavalisema inimese võimalus saada esmane ülevaade ükskõik missugusest riigist. Ta teeb seda enne, kui ta siis Skyscanneri või eDreamsiga vaatab, kui palju maksab. Hollandisse lendamine on umbes 280 kuni 300 eurot tavahind, üks pilet. Kui sa viskad sa viskad sondi sisse ja siis hakkavad erinevad firmad sulle ise pakkuma odavlende, nii et sa võid sattuda 40 euroga Amsterdami. Mitte lausa Kehtnast, aga Kehtna lähistel asuvast Tallinnast võid sa sattuda umbes 50 euroga siis. Kui sa saad teha oma ajas niisugused korrektuurid, et täna tuleb pakkumine, homme lendan. Mõni õnnelik inimene on selline, kes niimoodi saab teha. Guugeldades Hollandit näidatakse sulle lippu, näidatakse, et sa 2,5 tunniga nagu Tartust Tallinnasse sõites mööda maanteed oled seal. Näidatakse sulle kõige olemuslikumat pildiseeriat, tuulikud, mitte tuugenid, tuulikud, täitsa need, millega tehakse jahu ja muid toredaid asju, tulbid. Selles pildivalikus ei ole punaste laternate tänavat, aga me teame, et see on seal ja minu jaoks ärkas Holland, kuigi seekord mina kaasas ei käinud, ärkas ellu vaadates kaarti, sest näete, mis siin kaardil kohe hüüab. Belgia on tema naaber ja Prantsusmaa ja Taani on tema naabrid, aga tema tähtlinn on Rotterdam. No kes ei tea siis seda laulu, eks? Noh, teate küll ju. Ja reissusiks oli meille Rotterdam. Jumalaga vaimses tuules oli ramm. Ja reissusiks oli meille Rotterdam. Ninnu, sellega on kokku puutunud iga eestlane. Nüüd me vaatasime kaardilt järele, kus kohas ta asub, see Rotterdam. Ja me kirjutame oma teksti esimese lause. Minu poolt sünnib see sinna seina peale. Tavaliselt nad teevad seda ilma spikerdamata, tänane erand.
ükskõik millise riigi ja rahva peale sa 21. sajandi maailmas mõtled, enam-vähem ilma sidekriipsuta, enam-vähem alati selgub, panen pisut väiksemaks, et teie ees tekst ringi ei karga. Nii. Enam-vähem alati selgub, näiteks väga väikeseks. Vähemalt te seni jõuate järele. Kas te mingit kuldset keskteed nagu üldse tunnistab või? Sai hea. Jah. Enam-vähem alati selgub, et sa tead palju enam, kui sa tead, et sa tead, mõttekriips, ja see tunne on hea. Doktor Google ütleb Hollandi kohta otsingumootori avalehel igaühele oma visiitkaardi väärtuses sõna koolon ja järgneb loetelu. Me paneme kooloni, kui me tahame loetleda. Ja me loetleme tulbid, tuuleveskid, mitte tuugenid, tuuleveskid, puukingad. Siis me loetleme Hollandi kohta. Ma viskan õpilast praegu pliiatsiga. Jäi ellu. Tulbid, tuuleveskid, puukingad. Siis punaste laternate tänav. Niimoodi kirjutame punase ja laternad suure tähega, tänav väikese tähega. Siis ma lisan siia vahele näpuotsaga kultuuri, me oleme siiski arenenud inimesed. Metterlink. Maurice Metterlinki kõige vägevam asi on Sinilind, mis on olnud laval Pärnu teatris Endla, aga ka termiitide elust, mesilaste elust, läbi lillede on ta öelnud inimeste kohta kõik. Siis me ütleme laevad ja kodud vee peal. Amsterdamis ja teistes mereäärsetes linnades, teate, elavad väga paljud hollandlased laevas. Laevad ja kodud vee peal. Siis on Van Gogh, maalikunstnik. Van Gogh nime poolest tähendab Vincent Goghist, von, from, see siis on kust kohast pärit. Von Berg, meie krahv oli mäe pealt ja see Vincent oli Goghist pärit. Siis me teame veel Hollandi kohta Erasmus,
Rotterdamist. Siis me teame, kas Rotterdam oli 2 T-ga või? Siis Rotterdam kui sadamalinn, millest laulsid Kukerpillide mehed, ansamblite nimed eesti keeles ilma jutumärkideta. Sadamalinn, millest laulsid Kukerpillide mehed ning linn, kus elas Erasmus, legendaarne. Paneme siia mõttekriipsu. Muidu on ühes lauses väga palju komasid, kui me asendame selle koma mõttekriipsuga. Siis me saavutame plastilise pika lause, et ta ei aja meid hulluks. Erasmus, legendaarne suurkuju, kelle järgi on nimetatud projekti tasku. Ma tahan näidata. Erasmus Rotterdamist, näete, tema tuntuim teos Narruse kiitus. Sealt Hollandist olid sellised läbilillede vennad. Humanist ja kirjanik 15., 16. sajandil. Selline poiss tahtejõulisel lõuaga. Ja legendaarne kirjanik, kelle nime järgi, see on siis eeskujul, on, kelle nime järgi on nimetatud rahvusvaheline õpilasreisibüroo. Õpilasreisibüroo, kõik 3 sõna sellepärast kokku, et reisibüroo on niikuinii 1 sõna, aga kui on õpilasreisibüroo, siis peab olema kõik 3 sõna koos. Selles väljendis on väike annus ilmajäämist. Mina ei ole veel selle õpilasreisibüroo teeneid kasutanud. Ja siis võiks ju olla natuke siuke piiks-viiks ja kadedapoolne, et tegelikult ei ole. Või kui olen, siis endale ei tunnista. Rahvusvaheline õpilasreisibüroo Erasmus pluss koos Archimedese projekti maastikuga. Siis see juhatus sai valmis. Need on siis Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kõigile koolidele tuttavad moodused, kuidas viia oma noored päriselt välismaale imet vaatama. Nüüd ma sekkun teie mahakirjutamise võimalusse, sest ma tahan näidata Erasmuse kodukat. Erasmus Eesti on üks tore keskkond. No nii, Erasmus pluss. Näete, tasuta rongipassid Euroopas reisimiseks. Ja siin menüüs, palun, õpiränne koos tööprojektid, partneri otsingud, tahad sõpruskooli Hollandist, siit otsid. Mis võimalust pakutakse õpilasele, kutseõppurile, mida pakutakse täiskasvanud õppijale. Ja siis on kirjas, milliseid projekte juba on toetatud.
millised projektid praegu on avatud, mida praegu sa saad küsida, kui sa oled noorsootöötaja, kui sa oled näiteks ristteel seisev gümnaasiumi või kutsekooli lõpetaja Eestis. Pistad nina sellesse keskkonda ja maailm avaneb sinu ees niimoodi. Ja meie hästi korralikult üles ehitatava teksti sissejuhatus sai siis valmis. Me võtame siis teemaarenduse esimese lõigu. Loogiliselt peaks see nüüd seletama, miks me sinna Hollandisse ennast sisse guugeldasime. Ja me kirjutame Raplamaa rakendusliku kolledži gümnasistid. Meil on põhjus selle kooli uue nime harjutamist aegsasti kätte saada, sest teie saate olema esimene lend, kes lõpetab Raplamaa rakendusliku kolledži. See on väga rõõmsad näpud püsti sosinal. Mul ka. Kes ei tahaks olla ikkagi kolledži, mitte kutsehariduskeskuse õpetaja. Ja. Raplamaa rakendusliku kolledži gümnasistid käisid 2025. aasta aprillis. Siin on mitu tähtsat asja, järgarv 2025 punktiga. Aprill väikese tähega erinevalt teistest keeltest. Käisid aprillis õpireisil, vanasti oli õppereis, praegu me kasutame väljendit õpireis. Õpireisil Hollandi koolide keti juures. See oli nüüd küll Aventus, jah? Aventus. Koolide keti juures Aventus. Sõnade järjekord ongi täpselt niimoodi, kui sa räägid koolide ketist, siis sõna Aventus ise ei ole käändes. Et koolide keti Aventuse juures võiks ka olla, aga siis sa ei saa omale teksti korrektselt seda koolide võrgustiku nime. Koolide keti juures Aventus või koolide keti Aventus juures, mõlemat moodi on õige. Mille Staap asus. Kas linn Apledorn on Tallinna suurune, suurem, väiksem? Mitu korda sa ära eksisid? Ei eksinud ära, aga ta on nagu nende suhtes väike linn, aga ta on nagu ei Apledorn on ühe peale. Nii. Jah. Apeltorni linnas, mis on umbes meie Tallinna mõõtu. Ei saa ju öelda, et meie kõige suuremast linnast ka mingi suhteliselt väike linn on suurem, nii ei saa. Umbes Tallinna mõõtu. Ning külastati 3 erinevat linna ja selle võrgustiku kooli. See on nüüd selle lõigu esimene lause.
selle. Ahah. Erasmus oli ära. No nii. Meie õpilased osalesid IT tundides loovainete loengutes, tegid koos uute sõpradega podcasti ja oma enese tulevikuplaane. Nii mõnigi, kes oli seni rahul pisiasjaga, et naabrimehel on väikse tähega friisi hobune, avastas nüüd enda jaoks täiesti uhiuued väljakutsed. Nii mõnigi, kes oli seni rahul pisiasjaga, üks sõna, et naabrimehel üks sõna, on friisi hobune. Friisi nii nagu ka tori hobune, nii nagu ka Eesti tõugu hobune väikese tähega. Meil siin Raplamaal juurus Vello tammel on friisi hobune Marleen, süsimust, läikimust, sokkidega, pika lakaga ja ta hooldab ja haldab Rapla haljasalasid ja teeb kõikvõimalikke töid hobusega. See on rohepööre. I mean it. Sellesse lõiku täiesti uhiuued väljakutsed. Sellesse lõiku sobib üks lause veel, siis on täismõõdus lõik ja selle lõigu viimane lause on: meie rahvas on targasti öelnud, me paneme siia otsese kõne, see on hea moodus näidata kirjavahemärke õigesti, see on hea moodus näidata, kuivõrd tegelikult otsene kõne tsitaadid elavdavad jutumulli. Meie rahvas on targasti öelnud, kaugelt paistab paremini. Selle lõigu saime valmis. Teise lõigu puhul pistame oma kriitilise nina haridusse ja üritame selle ellu äratada, ehk siis sa ei tule minu sülle, sellepärast et mul on 2 kätt vaja, delfiin. Mummi tipib täna ja siis suured kõrvad ei ole teretulnud. Järgmises tunnis tuled sülle. Kaugelt paistab paremini, uus lõik, tingimata taandrida. Tuleb retooriline küsimus, ehk siis ise küsin, ise vastan. Ülihea stiilivõte selleks, et ehitada üles oma tekst, ükskõik kas ajalehes või siis kirjandit kirjutades õhku visatud küsimusele vastamine, väga hea stiilivõte. Kuidas on saanud
juhtuda nii, et oleme vapustatuna nutnud Anne Franki päevikut lugedes ega tea, et genotsiidi ohvrist Kaunitari majamuuseum hoones, kus ta natside eest varjudes blogi jutumärkides pidas. Ehk siis tollased päevikud on meie tänased blogid. Anne Frank kirjutas loomulikult käsitsi, aga see on täpselt seesama, mida kõikvõimalikud mallukad ja pshuud täna teevad. Selle vahega, et nad ei tulnud sellest mängust välja elavana. Natside eest varjudes blogi pidas ning tapeti. Oi, küsimärk, sest see oli meie retooriline küsimus. Sellele küsimusele vastuslause on siis eks sellepärast rahvusvaheline Haagi sõjakohus Hollandis asubki fašistidega rüselemise Austria näide on oluliselt romantilisem ja õnnelikuma lõpuga, ehk siis helisev muusika, Von Trappid läksid üle Alpide ära. Aga Anne Frank nagu 6 miljonit juuti lõpetas oma teekonna seal. Eks sellepärast rahvusvaheline Haagi sõjakohus seal asubki. Võimalik, see on nüüd uus lause, võimalik, et madalmaine hingamine. Madalmaine, see siis tuleneb sõnast madalmaad. Nii et Taani, Holland seal koos on need madalmaad. Kui liustikud sulavad, siis me saame terve hulga ilusaid inimesi sealt kandist endale siia. Meil on tiba kõrgem. Jah. Võimalik, et madalmaine hingamine ongi häälestanud kirjanik Metterlinki seesugusele, üks sõna, seesugune, niisugune, naasugune, alati kirjutame kokku, madalmaine hingamine ongi häälestanud kirjanik Metterlinki seesugusele kujundlikule süvanägelikkusele, meelega teen sõnavärdja. Aga kuna te näete tahvlilt, siis te ei jää sellega hätta. Kohe seletan, mis selle imeliku sõna taga on. Seesugusele kujundlikule süvanägelikkusele. Nägemine on pealispind, nägelikkus on sisemise tegelikkuse nägemise võime. Süvanägelikkusele
millest on sündinud jutumärkides sinilind ning allegoorilised mesilaste ja termiitide elu kirjeldused. Allegooriline, see on siis läbi lillede, umbes nagu jääaeg, ehk siis allegooriliselt tiiger Diego ja mammut Manny kannavad endas inimeste omadusi. Sama tegi Metterlink hulk aega enne Hollywoodi kauneid poisse. Sellega on see lõik valmis. Pea ise ka meeles seda, et liiga pikaks ühtegi lõiku ei aja. Järgmises lõigus me tuleme haridusega veel ühe sammu edasi. Meie noored said teada, et lendavad hollandlased väikeste tähtedega, see on kujundlik võte. Siit me saame teha järgmise silla teemale lendav hollandlane. Et lendavad hollandlased õpivad erinevalt meist valikainete kombodena. Kombo on lühend sõnast kombinatsioon. Valikainete kombodena, mis võimaldab pärast universaalse põhihariduse omandamist komplekteerida just endale sobiv õppeainete varja ning ehitada oma moodulitest täpselt selline haridus, mille baasil minna kõrgkooli ilma, et aega oleks raisatud asjatult piinavatele sobimatutele tundidele võõras vaos. No vot, see on muinasjutuliselt tore, see on täpselt see, mida Eestile oleks vaja. Et sa pärast oma baasharidus saad täpselt need ained kokku kombineerida, millest sünnib sinu tulevik. Sellepärast tahaks nii mõnigi meie gümnaasist. Sellepärast tahaks nii mõnigi meie gümnaasist kohe homme Hollandisse õppima minna.
mõttekriips. Stipendiumid. Selleks on Erasmuse ja Archimedese varakambrites olemas uus lõik räägib meile sellest, et kultuuri juurest lendava hollandlase juurde. Ei, pigem lendava hollandlasega jätkame, sest väikeste tähtedega lendavad hollandlased olid. Suurte tähtedega on laeva nimi. Ja laeva nimi kirjutatakse ilma jutumärkideta mõlemad sõnad suure tähega. Siin te näete lendava hollandlase pilte. Selline laev. Ja me kirjutame ideaalis peaks inimene, kes nooruses omandas sõnad Rembrandt ja Van Gogh. Ideaalis peaks inimene, kes nooruses omandas sõnad Rembrandt ja Van Gogh, tundma nende suurmeeste kohta ja teenet suurel tervikpildil, mitte üksnes aastaarve ja teoste nimetusi. Samamoodi seostab tervikliku haridusega isiksus, et ei korduks sõna inimene, selle lõigu alguses inimene oli, nüüd paneme siis teise sõnaga isiksus. Samamoodi seostab tervikliku haridusega isiksus suurte tähtedega lendavat hollandlast ja nüüd tuleb filmi nimi jutumärkides Kariibi mere piraate. Samamoodi seostab tervikliku haridusega isiksus lendavat hollandlast, see on laeva nimi, ja Kariibi mere piraate, see on filmi nimi, meri väikese tähega, mõttekriips. Teine pool liitlausest selgitab, mida siis esimene lause pool öelda tahtis. Avamere purjekas, üks sõna, avamere purjekas, millest on inspireeritud filmisari peaosas Johnny Deppiga. Avamere purjekas, millest on inspireeritud filmisari peaosas Johnny Deppiga, seilas
18. sajandil, 18 punkt, 18. sajandil Hollandi ja Java saarte vahet kuni meeskond haigestus katku. Alust purjetajate hulgas nimetatakse jahtlaevu purjekaid alus. Laev on alus. Alust ei lastud ühtegi sadamasse. Meeskond suri nälga ja janusse, katku suremiseni nad ei jõudnudki. Meeskond suri nälga ja janusse ning täiesti realistlikud meresõitjad on korduvalt näinud musta rebenenud purjedega kummituslaeva. Musta ja rebenenud purjede vahele me koma ei pane, sest need kirjeldavad seda laeva erinevatest aspektidest. Musta rebenenud purjedega kummituslaeva, mis on ilmselgelt hukatusse triivinud. Vaatan, missugune see laev meil välja nägi. Nii, siin on Kariibi mere piraadid. See võiks olla Holland. Nii, 3 mastiga oli ta. Eestis on 3 mastiga Kaisamoor, 2 mastiga Marta. Ma ei hakka teda nimetama targu kuunariks, purjetajad teevad mulle selle eest, ma ei tea mida, ütleme 3-mastiline, mis on ilmselgelt hukatusse triivinud. 3-mastiline. Viirastus. Ja selle lõigu viimane lause ja siis tuleb lõppsõna. Erinevalt. Erinevalt hirmuäratavat miraaži. Miraaž on siis nii kõrbes kui merel nähtav asi, mida ei ole või on või ei ole. Paralleelmaailm. Erinevalt hirmuäratavat miraaži näinud printsidest ja maade avastajatest võivad tänased noored karistust kartmata oma reisimuljeid jagada. Veel enam,
Kesk-Eesti suurima õppeasutuse sädeinimesed toovad parimad ideed ka meie kooli. Ning sündimas on, mis teil selle podcasti nimeks saab? Jepp stuudio. Jepp stuudio, ääga või aaga? Ma ei tea veel. Ma arvan, selle võiks tegelikult eestikeelseks teha nagu Jepp, nagu ääga. Ää ja 2 P-d, Jah. siis on küll äge. See on tore, mulle need transkribeerimised õudselt meeldivad, kui chat ja chatutamine on ääga ja et noh, kui sa oled juba ära taltsutanud, siis kirjuta gemgi nii nagu eesti keeles on. Ning sündimas on meie kooli podcast, see paraku on veel C-ga podcast. Sellel ei ole jutumärke, sest ta on kanali nimi nagu ETV Kanal 2 või Vikerraadio saadete nimedel on jutumärgid. Teie Jepp stuudiol ei ole. Podcast Jepp stuudio. Nüüd, kas selle vahel on sidekriips ka või? Jepp stuudio. Ei pane Y-kuga. Jepp. Siis ei ole ää ju. On ikka. Pane Y-kuga nagu Y-ä-T-T. Jepp stuudio. Aga siis ta ei ole Eesti moodi. Eesti on... Ta on, aga ta ei ole nii palju. Ta peab ikka jääma Jepp. Eesti keeles on Jepp jotiga. Ei taha niimoodi. Nemad ei taha. Näeb kohe välja niimoodi. Siin klassis üldse mina ütlen, mida teie tahate. Ei, veikta. Y järgi on see lugu, et ei naera. Vaadake nüüd jäpparid. Kui te panete Y-ga ja selle järel ä, siis ta on niisugune siili ja pingviini ristsugutis. Kujuta ise ette, mis ta on. Jott ja jäpp, siis sobib. Noh, nagu räpp. Aga siis ärge... Jaa, ärge sel juhul palju parem. Nüüd sai ilus. Kogu eesti keele armastuse juures see täppidega ää oli seal sadul sea seljas. Peaks panema vist Jäpi stuudio. Ei ole Jepp stuudio. Seda võib, te saate vaagida ja arutleda, äkki te panete siia vahele, näe. Tüdrukud. Mummi tegi teie eest ära nüüd ristiema töö ühtlasi punus kokku, nii et ilus välja ka näeb. Jepp stuudio, võtke heaks. Mulle juba kirjutati, et kus kuulata saab seda podcasti, ma olin nagu hold up. Miks tal siis 2 U-d on, küsib see mutt sinu veel. See osa on ikka ju saab. Vaatame visuaalselt, kuidas siis välja näeb, kui on 1. Ta näeb vist nii parem välja. Nii näeb parem välja. Jätame nii ju. Jepp stuudio, sest... Siis ta on full inglise keeles ja need teised... Ta on full inglise keeles ja nagu nii tegema. Mis on teate selle juures oluline? Kohe ma kirjutan samasse lausesse. Sündimas on meie kooli podcast Jepp stuudio, mis kujuneb sillaks erinevate maade koolinoorte vahel. Ning saab suures osas ingliskeelse sisu. See ka põhjendab, miks on keset Eestit inglisekeelse nimetusega
väikeraadiojaam, taskuraadio ja siia mahub ilusti viimane lause, millega me selle kokku võtame. Nii, ja viimane lause peab olema ülioptimistlik. Meil oli tapetud Anne Frank, katku surnud meremehed, punaste laternate tänavaga me ei lõpeta. Me lõpetame optimistlikult. Hobused olid ka ära, ma sain ka südame rahulikuks. Nii, siit üleminek, mis teeb ilusa raami, mis kujuneb sillaks erinevate maade koolinoorte vahel ning saab suures osas ingliskeelse sisu. Arnet, sa tead, kui palju muusikat on vaja seal mässida. Ka sinu päike tõuseb. Nii, mis asja ma nüüd selleks viimaseks lauseks mõtlesin? Ma hakkasin juba mõttes seda raadiot tegema. Seltsimehed, see pole üldse minu asi. jah, see on meie asi. Jah, see on nende asi, aga viimase lause kirjutan ikkagi mina. Jah. Kui sina, kallis eestlane, see on üte ja see läheb mõlema poolse koma embusse. Kui sina, kallis eestlane, oled Canberras, see on Austraalia pealinn, teate küll. Canberras, Kuubal, saared on siis alalütlev, linnad on sees, ütleb Canberras, Kuubal või Mäi. Kus on ilus edasiõppimise koht? Öelge siis nüüd mõni linn veel, mida te külastasite peale Amsterdami. Suppen. Kaheti. Deventer. Või Deventeris. Näete, noored õpetavad siin, õpetajad. Reisimine arendab. Canberras, Kuubal või Deventeris on meie kolledži, on meie kolledži noorte taskuraadio sulle hingesoojendajaks, teejuhiks ja inspiratsiooniks. Kuulmiseni. Nii, mis meil see lõppsõna nüüd endast kujutas? Esiteks ta sisaldab toredasti ütet, seda, keda kõnetatakse. Teiseks annab ta erinevate kontinentide linnu nimetades ettekujutuse sellest, kui rahvusvaheline on ka tänane Eesti. Kui lihtne tegelikult on sattuda läbi elektrimolekulide ja wifi aatomite võtta Austraaliasse, Alaskale, igale poole inimesele kõrva ja sa võid osutuda teise inimese saatuse muutjaks ja ilmtingimata paremaks. Kuulmiseni on sellepärast, et me lõpetasime oma Hollandi jäppi raadioteemaga. Jääme ootama, mis sealt tuleb. Kohtumiseni Kehtnas. Voh! Päiv.